Ja Friedrich, viimased päevad on näidanud, kui oluline on Euroopa ühtsus ja Euroopa julgus. Eesti hindab kõrgelt Saksamaa liidri rolli küsimustes, mis on määravad mitte ainult Ukraina tuleviku jaoks, vaid Euroopa tuleviku jaoks laiemalt. Ja peatun kolmel mõttel. Esiteks, vankumatu toetus Ukrainale. Pingutused jõuda õiglase ja kestva rahuni on vajalikud. Selle rahu keskmes peab olema Ukraina territoriaalne terviklikkus ja suveräänsus. Seda on võimalik saavutada ainult jätkates tugevat toetust Ukrainale ja survet Venemaale. Agressor saab järeleandmistest ainult julgustust ja praegu on aeg esitada selged nõudmised Venemaale. See on igasuguste võimalike läbirääkimiste lähtekohaks. Euroopal tuleb näidata julgust ja võtta kiiresti kasutusele ka Venemaa külmutatud varad. Ja see sõltub meist endist. Euroopa Ülemkogul detsembris peame need otsused langetama. Ukrainale antavad julgeolekugarantiid peavad olema reaalsed ja tugevad. Ainult nii saame olla kindlad, et Venemaa ei julge uuesti rünnata. Jätkame Ukraina sõjalist abistamist ja võitlejate väljaõpet. Eesti ja Saksamaa on ühed suurimad Ukraina toetajad. Saksamaa patrioodid on olnud hindamatu tähtsusega Ukraina kaitsevõime tugevdamisel. Eesti sõjaline toetus Ukrainale on iga-aastaselt vähemalt 0,25% SKP-st, sel aastal isegi üle 0,3% SKP-st. Eesti kaitsetööstus areneb kiiresti, õpib Ukraina kogemusest ja kasutab uusi tehnoloogiaid. Saame siin Saksamaaga oma koostööd laiendada, sest just Saksamaa on meie suurim partner kaitsehangetes. Teiseks, Euroopa kaitse algab idatiivast. Saksamaale ei pea seda isegi selgitama. Teie roll NATO liitlasena Läänemere piirkonna julgeolekus on ülioluline. Saksamaa panus Leedus, Balti õhuturbes ning NATO operatsioonis Baltic Sentry ja Eastern Sentry on väga kõrgelt hinnatud. Küll aga saame Euroopas ühiselt teha rohkem, et idapiiri kaitset tugevdada. Venemaa ei väsi meid proovile panemast, aga me ei väsi ka valmistumast. Idatiiva riigid arutavad, kuidas Euroopa Liit saaks siin rohkem abiks olla ja loodame nendes aruteludes Saksamaa toele. Kolmandaks, Eesti ja Saksamaa majanduskoostöö. Homme avan Leipzigi lähedal Eesti ettevõtte Skeletoni tehase. Mul on hea meel, et mitte ainult Saksamaa ei investeeri Eestisse, vaid Eesti investeerib ka Saksamaale. 220 miljoni eurone investeering on meie senine rekord. Saksa tööstuse ja Eesti digiedu koostöös oleme Euroopas eeskujuks. Uusima põlvkonna superkondensaatorid aitavad vähendada tehisintellekti andmekeskuste energiatarbimist. Ja see koostöö annab võimsa panuse Euroopa tehnoloogilisse sõltumatusse ja energiajulgeolekusse. Me näeme suurt potentsiaali arendada meie juba hästi toimivat digikoostööd ja laiendada seda ka tulevikutehnoloogiate kasutamisse. Loodan, et üha rohkem Saksamaa ettevõtjaid avastavad Eestis peituva maailma tõhusama maksukeskkonna, haritud tööjõu ja täielikult digitaliseeritud avalikud teenused. Minu valitsus viib tihedas koostöös ettevõtjatega ellu ajaloolist bürokraatia vähendamise programmi. Samasugust lihtsust vajab ka Euroopa Liit ja siin mõtleme Saksamaaga ja Saksa kantsleriga väga sarnaselt. Eesti ja Saksamaa suhted on tugevad, praktilised ja tulevikku vaatavad. Üheskoos suudame hoida Euroopa kaitstuna ja konkurentsivõimelisena. Ja hea Friedrich, nagu öeldud, oled alati soojalt Eestisse oodatud. Aitäh! Ja, vielen Dank.